talv on täiega äge. Meil oli täna öösel 20 kraadi külma. Üks päev oli ka minu meelest -25 või. Aasta vanemad saatsid ikka lapsed kooli. Normaalne. Talv on mega äge aeg. Mina ütlen, et sina noogutad. Selle aasta talv algas suht hilja, kuskil novembri keskpaigas. Pärast vlogis on näha, me saime niimoodi viimasel hetkel, tõstsime hobuste või ponide suveaia ümber siis talveaiaks. Suveaia olid nad ilusti niimoodi, suvekarjamaa olid nad ilusti puhtaks söönud. Ja nad väga ootasid sinna talvekarjamaa peale saamist. Järgmisel päeval tuli huvi maha. No, peaaegu, jah. Ja lihtsalt kaabivad sealt kabjaga lume alt endale heina. Pärast on selle vlogist näete seda, kuidas hoidsime, ma ei tea, vist 2 kuud või äkki nii kaua ei olnud kanu kasvuhoones. Praegu nad enam seal kasvuhoones ei ole, nüüd me viisime nad ikkagi oma sellisesse talvekorterisse või talvelauta. Tegelikult on nii hea, et see talv niimoodi hiljem tuli, et siis sai rahulikult sõita ära, käia kõik hea teega, kõik kirkeviiulitunnid, siis kõik laste trennid. Praegu see selle teega, ega mina väga sõita ei taha, ikka Taavi sõidab rohkem. Siis olid ju jõulud olid ka vahepeal. Me käisime kuuske toomas, selle sama kraavi pealt, mis siit selja tagant meil jookseb. Me oleme iga aasta sealt kraavi pealt võtnud siis endale selle aasta või tolle aasta siis jõulukuuse. Sellise puu võtame jõulupuuks, mis ei saa nagu muidu kasvama jääda, aga siis tema selline kõrghetk ongi olla meie jõulud. Jah, ja nunnu on ka meil vahepeal nii palju kasvanud kui suuremaks ja suuremaks. Meil oli üks kurb sündmus oli ka, et meie uba, kes elas meiega hästi pikki aastaid. Tema aeg sai otsa. Ja nüüd meil on üks koer. Ja siis talvel ühtepidi on selliseid tubaseid tegevusi hästi palju. Saab, ma ei tea, õppida ja raamatuid lugeda. Teistpidi on väljas ka hästi palju teha. Et uisutamine, suusatamine, kelgutamine, Soome kelguga sõitmine, loomade toitmine. See nimekiri on päris pikk, mida talvel uues teha saab ja mida võiks teha. Talvel on pehmem kukkuda. Nagu Taavi just enne näitas, ta lükkas mind enne lume sisse, õnneks tuli pehme. No aga vaadake blogi ja järgmises blogis me räägime teile sellest, et me ei ole tegelikult lolliks läinud, aga me ärkame igal hommikul kell 5. Ja mida me siis teeme igal hommikul kell 5? See on täiega äge. Ei taha seda teada. Tegelikult tahate. See on jah. Arv. Teeme selle lõpukukkumisega.
Praegu on hea teha, praegu on palju lund. Pühapäevad on meil pannkoogipäevad. Tavaliselt näeb see välja nii, et mina teen taina ja Taavi küpsetab. Täna meil on külalised ka. Liisu ja Karol on meil külas, see tähendab seda, et tuleb teha 2 panniga, sest kes ikka jaksab oodata nii kaua, kuni kõik need pannkoogid valmis saavad. Jah, ma olen imeline filmija, nagu näha. Ma ei oska seda tagasi nüüd panna. Ma aitan. No aita, jah. No sa ei oska ikka. Seda nuppu tuleb üles poole lükata. 2, 1. No mida sulle kõige rohkem meeldib talvel teha? Uisutada ja soometrigusid. Meie sõidame viiulitundi. Mis sul on täna seal? Kontsert. Jõulukontsert. Jõulukontsert. Miks sulle meeldib viiulit mängida? See teeb mind rõõmsaks, õnnelikuks. Nüüd me lähme kuskile tooma. Aga vaata, see on talvine harjutus, kui hakkab külm. Jah. Hea väikene rebal, noh. No riide kasvama ei saa jääda. Läbi jokste tuleb. Vaata. See on meie kuus. Oi, kui kena. Vana kuul. Ja mis paneme enne äkki need sitsisatid ja... Paneme sitsisatid. Aga miks me peame nii palju panema? See on mingi. Ma panen selle kuuse peale. Sa pead ka panema. Mina või? Jah, ei. Pane see kuhugi.
täna läheme lastega kelgutama jälle. Haanjas on rahvusvaheline lumepäev. No kuidas läks? Pedalid. Äge, nüüd saab niisama ka kelgutada.